jõudsime põhimõtteliselt iga eestlase sellisesse ikkagi nagu unistusse või nirvanasse, vaikuse ja rahu sisse omaenda sellisesse suvemajja ja ära ütle, sa ei ajanudki mingit udu. Näed, siin kohalik internet jooksutab sellist videopilti, et lämbu ära. Ongi nii, et ükskõik kus kohas võib olla selline internet stabiilne nagu metsaline, jah? Just. Mis on kõige tähtsam, et ta on operaatori neutraalne, on ju? See on kasutaja lõpptarbija jaoks vajalik. Just, jah. Ja see annabki nagu võimaluse igal ühel olla justkui mis iganes põhjustel lojaalne sellele pakkujale, kes talle sümpaatne on. Just. Minust see mõnus. Aga käime korraks veel numbrid üle, sest see ikkagi määrab tarbijale praegu rohkem kui kunagi varem, et mis kogu see lust ja lõbu, aga ka tööriist maksma. No liitumistasu on 199 kuni 249 eurot. Jah. Mida kiiremini teed liitumise, seda odavamalt saad. Just. Ja need, kas selle sees on need seadmed ka või tuleb osta juurde? Ei, see on nüüd see, mille paneb operaator. Aha, niimoodi. Ja. Sina jooksed selle kaabliga meile tuppa siia. Meie toome selle kiu, mida me vaatasime. Jaa, aru saada. Kas teie omalt poolt siis oletegi nagu täitsa neutraalselt, teie isegi nagu ei soovita, et sellesse piirkonda võtke see operaator, see on iga ühe enda ära värkani. Me isegi ei tegele sellega. Sest meie eesmärk on ehitada võimalikult palju välja, võimalikult neutraalselt ja ühendada ka see neutraalse võrgu külge, kus saavad kõik operaatorid külge tulla. Jah, õige. Aga mul on selline küsimus ka, et internet on paraku natukene nagu õhk, et sa ei näe seda, on ju? Ja inimesed ka täpselt ei tea, et kui paljudel siis on see, on ju, nagu optiline, on ju, ja kui paljudel ei ole, et kas sa oskad lihtsalt meid harida? Kui paljudel Eestis on selline lahendus, nagu teil on? Tänaseks vähemalt Enefiti võrku on välja ehitatud circa 50 000 hooneni. Ahah. Nii et see on ikka väga elamuühikuni. Mõned on kortermajad, mõned on eramajad. Just. See on päris hea tulemus, aga tegelikult tööpõld on lai, on ju. Tööpõldu on veel 200 000 vähemalt. Jah. Ja mis mulle õudselt meeldib on see, et igaüks saab tegelikult elada ja töötada seal, kus ta ennast hästi tunneb. Just. Sest see ikkagi lööb selle produktiivsuse üles ja ma arvan, et nagu selle elamise või nagu eluõnne koefitsiendi ka. Me kõik teame, et lapsed on haiged, pead kodus olema. Ise ka jääd vahel haiged. Ei saa minna enam köhima. Aga tõenäoliselt tööd tuleb ikka mingil kujul teha. Nii et see on paratamatu ja videokoosolek on selle jaoks ju ideaalne. Ideaalne, ja minu arvates ega see lastele ka mingisuguse sellise interneti ligipääsu tagamine ka siis, kui nad on haiged, ei ole üldse halb asi. Lastel ikka läheb tuju paremaks ja paranemine on kergem, kui vaatavad vahepeal mingi Shreki vahele ja siis... Ma võin öelda, et see on nagu ravim. Jah, ongi imeravim. Ja imeravim, mis võtab nutu ära ja võtab haigus ära. Jah, aga huvitav on seda see värk küll, et alati kui ma satun rääkima nendest Eesti Energia või Enefiti asjadest, et siis endal tuleb kohe hirmus tuhin peale. Et mina saan siis aru, mul jäi isegi meelde kogemata, et energia.ee / kiire internet. Väga hea, mingid õudselt paljude täppidega tähti polegi. Ja siis sinna krõbistad sisse oma koduaadressi, on ju mingisugune Kuusepõik 107, on ju, ja siis ütleb kohe, näiteks kas on olemas, on ju, selline plaan sinna ehitada, või siis saad esitada sooviavalduse. Ja sealt edasi tegelikult teades teie sellist nagu kliendi tuge, et selle vastuse saab küllalt kiiresti, sellega saab enam-vähem arvestada naksti, on ju. Nii nagu ikka maailmas on kindlaid asju ainult 2, aga siis sealt edasi õnneks on olemas sellised hea tiim, on ju. Ja siis kulud, millest me rääkisime, on ju, on umbes 199 kuni 249. Ja see sõltub natukene sellest, kui palju naabrimehi või naabrinaisi saate nagu ühe vihmavarju alla tuua, et endale korralik internet tuppa tuua. Minu arust pilt ees, tuju hea, aitäh Kaido, väga lahe, hoiame pöialt siis, et teil tuleks siis tellimusi niimoodi, et iga viimane, kui elukorter saaks endale kiire interneti,
ja me saaksime kõik teiega koos hakata teineteisele kassipilte saatma.